palun. Suur tänu, esimees. Kallid kolleegid, tahaksin tänada ka raportööri selle arvamuse koostamise eest. Õiglase ülemineku eesmärkide rakendamine on minu jaoks väga oluline, sellepärast et olen pärit Eestist. Meil on Ida-Viru piirkond ja meil seal on olnud põlevkivi üle 5 aastakümne elatisallikaks. Selles piirkonnas toodeti nii palju põlevkivi, et Eesti oli CO2 per capita tootlikkuse osas 2018. aastal ka teisel kohal see Euroopa Liidus ja 40% Ida-Virumaa tööpakkujatest olid siiski põlevkiviga seotud, seetõttu see üleminek tähendab tõsiseid mõjutusi. Räägitakse, et 3700 töökohta võib kaduma minna, mis on umbes 10% töötavast elanikkonnast. Ida-Viru piirkond peaks kaotama 1/3 või enam oma elanikkonnast 2045. aastaks, kui need trendid niiviisi jätkuvad. Kui me ei suuda pakkuda atraktiivseid töökohti, siis piirkonnad nagu Ida-Viru muutuvad sellisteks kummituslinnadeks, kust noored inimesed ära kolivad ning ainult vanem põlvkond jääb maha. Selleks, et meil oleks edukas õiglane üleminek, kus ei jäeta mitte kedagi üksinda maha, nagu me siin Brüsselis alati räägime, siis peame me aru saama selle piirkonna eripäradest, keerulistest eripäradest. Nad on väga sõltuvad fossiilkütustest. On väga tore rääkida ka oskuste ajakohastamisest ja nii edasi, ümberõppest, aga sellest kestva ja elujõulise tuleviku väljavaate pakkumiseni eeldab seda, et me võtame kohalikke eripärasid arvesse ja kuulame, mida inimestel öelda on. Meil on vaja suuremat dialoogi ametivõimudega riiklikul ja kohalikul tasandil, et kõiki meetmeid sobivalt rakendada. Me tahame uusi mudeleid piirkondlikus majanduses. Seda tehes ei tohiks me ainult majanduslikele mõjule keskenduda, vaid peaksime arvestama ka sotsiaalse mõjuga. See võib mõjutada, sellised muutused võivad mõjutada kõige rohkem madala sissetulekuga rahvastikurühmi ja inimesi ning ühtekuuluvus võib sattuda ohti. Paljude inimeste jaoks ei ole töökoht ainult elatise teenimise võimalus, vaid see on üks osa nende identiteedist. Võib-olla teevad nad sama tööd, mida eelkäijad põlvkonnad. Neil on vaja kogukonnas luua uued mõtestatud suhted. Me peame tagama selle, et võtame arvesse ka süsinikust sõltuvate piirkondade eritingimusi, geograafilised puudused, kaugus saarte puhul ja nii edasi. Kõike seda tuleb arvesse võtta. Ida-Viru puhul rahvastik on peamiselt vene keelt kõnelev rahvastik ja piirkond asub Venemaa piiril. Kõik meetmed, mille kohta ettepanekuid tehakse, peavad seda arvesse võtma. Ja lõpetuseks, rohepööre on pikaajaline protsess ning töökohtade loomisel tuleb suunata pilgud tulevikku ning tuleb aidata kaasa sellele, et võtta arvesse kasvuvõimalusi ning elanikkonna vajadusi ning arenguvõimalusi.